Täna kogu maailma meediasse jõudnud Monaco intsident on otseselt seotud Ukrainaga ja te olete väga üllatunud, kui saate teada, kes võib selle intsidendi taga olla. Monaco õiguskaitseorganite teatel sai öösel toimunud plahvatuses vigastada vähemalt 7 inimest, nende seas ka Ukraina oligarh Vadim Yermolajev, kelle vastu kehtestas Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sanktsioonid. Tema kaaslasel on tõsine vigastus, ta on kriitilises seisundis. Meest, kes paigutas lõhkeaine, pole siiani leitud, kuid märgitakse, et rünnaku sihtmärk oligi just seesama endine Ukraina oligarh Yermolajev. Ja Yermolajevi kriminaalne taust ei ole seotud mitte ainult Ukraina sanktsioonidega, vaid ka rahvusvaheliste kuritegelike sündikaatidega, kelle esindajad andis Interpolile üles selle oligarhi poeg, kes tegi uurimisega koostööd Eestis. See on väga huvitav lugu ja täna võtame selle koos teiega pulkadeks lahti. Samal ajal teatasid mõned Ukraina meediaväljaanded, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski pakkus Aleksandr Lukašenka kaudu Vladimir Putinile otsest rahuläbirääkimiste alustamist. Ja Putin on juba sellisele üleskutsele vastanud, tänades Lukašenkot vahendamise eest. Ja nüüd kohtus Lukašenka salaja kõigepealt Putiniga Valdais, seejärel külastas ta Hiinat, kus kohtus Xi Jinpingiga. Ja kohe pärast seda teatasid Pekingi võimud, et Hiina kutsub tungivalt Moskvat ja Kiievit üles taas alustama läbirääkimisi sõja lõpetamiseks ning viivitamatult lõpetama tulevahetuse rindejoonel ja loobuma üksteise territooriumile löökide andmisest. Muide, Pekingis rõhutatakse rohkem, et seda on vaja just Vladimir Putinile. Samal ajal otsib Putin ise, kust leida bensiini venelastele, kellel sellest juba puudu on. Ukraina omakorda ründas täna taas Moskva oblasti kosmosesidekeskust. See on oluline, sest just see keskus koordineerib kogu Vene okupantide sidepidamist Ukrainas. Üldiselt arutame selles saates kõiki neid teemasid üksikasjalikult. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is ja olen teile selle eest tänulik. Alustame siis päeva kõige kõmulisemast uudisest, see on terrorirünnak Monacos. Esmaspäeval 29. juunil toimus Monaco vürstiriigis elumajas Vlimas plahvatus, sellest teatab Le Figaro. Väljaande andmetel juhtus see vahejuhtum Rue Reverend Pierre-Louis Frolla tänaval umbes kell 9 õhtul kohaliku aja järgi, vahetult enne plahvatust. Tundmatu mees, kelle jäädustasid turvakaamerad, jättis seljavoti selle maja välisukse ette ja lahkus naabruses asuva Prantsusmaa linna Beausoleili suunas. Plahvatusseade aktiveerus just sel hetkel, kui hoonesse sisenesid inimesed, sealhulgas seesama Ukraina oligarh. Teatatakse, et kannatada sai vähemalt 7 inimest Prantsuse telekanali BFM TV allikad täpsustasid, et nende seas oli ka Ukraina ärimees Vadim Yermolajev, tema kaaslane ja 13-aastane poeg. Ettevõtja, nagu teda nimetatakse, hospitaliseeriti koos abikaasaga ning nad on raskes seisundis. Monaco prokurör Thibaut Stefan teatas, et teismelise elu ei ole ohus ja edasi tsiteerin Monaco valitsusjuhti Christophe Mirmani. Tõenäoliselt on tegemist terrorirünnakuga. Minu teada on see esimene selline juhtum vürstiriigi ajaloos. Ta lisas ka, et esialgsetel andmetel oli lõhkeseade täidetud poltide ja metallkuulidega, et suurendada kahjustuste ulatust. Praegusel hetkel otsivad korrakaitseorganid kahtlusalust, kes jättis lõhkeainega seljakoti maja juurde. Teatatakse, et kõik kannatanud viidi haiglasse Nice'is ja Monacos. Ühe neist seisundid hinnatakse kriitiliseks. Eriti tõsiseid vigastusi sai üks kannatanutest, naine, keda nimetatakse oligarh Yermolajevi kaaslaseks ning tema seisund on kõige raskem. Plahvatuse tagajärjel kaotas ta alajäsemed. Yermolajev ise sai põletushaavu ja killuhaavu. Tema seisundi kohta pole veel üksikasju. Teisipäeva hommiku seisuga olid kõik 3 kannatanut elus. Nice'i prokuratuur on juba algatanud uurimise, kuritegeliku kokkuleppe, ebaseadusliku lõhkeainete hoidmise ja kasutamise faktide osas ning juhtum on üle antud kohtupolitsei ametkondade vahelisele teenistusele. Uurimise andmetel jäädustasid turvakaamerad Beausoleili piirkonnas kahtlusaluse mehe, kes kandis tumedaid riideid ja mütsi. Teda nähti viimati Tupikova tänaval pärast mida ta kadus politsei vaateväljast.
praegu otsitakse teda endiselt aktiivselt. Sündmuskohal töötasid kohtumeditsiini eksperdid ja politsei tehnilised teenistused, kes võtsid lõhkeaineproovid ja tuvastavad seadme tüüpi. Ja pealtnägijate sõnul leiti plahvatuse rusud otse hoone sissepääsu juurest. Ja just siin algab selle loo kõige huvitavam osa. Vadim Yermolaev on Ukraina ärimees, kaubandus- ja tootmiskorporatsiooni Alev asutaja ning üks Dnipro linna suurimaid arendajaid. Ta kuulus regulaarselt Forbesi koostatud Ukraina 100 rikkaim inimese nimekirja. Näiteks 2021 aastal hindas väljaanne tema varandust $220 miljonile. 2019. aastal loobus Yermolaev Ukraina passist ja sai Küprose kodakondsuse. 2023 aasta detsembris kehtestas Ukraina president Volodõmõr Zelenski Yermolaevi vastu isiklikud sanktsioonid 10 aastaks. Ukraina julgeolekuteenistuse andmetel oli sanktsioonide kehtestamise aluseks tema alkoholiäri tegevus okupeeritud Krimmis. Venemaa poolt okupeeritud Krimmis, kus tema ettevõtted maksid makse Venemaa eelarvesse. Yermolaevi Krimmi struktuur tegutses Euroopa Liidu sanktsioonidest mööda minnes, kasutades offshore ettevõtete ahelaid Küprosel ja Briti Neitsi saartel ning sai laene sanktsioonide all olevatest Venemaa pankadest. Pärast seda, kui Yermolaev sattus Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sanktsioonid alla, püüdis oligarh oma Ukraina äri päästa, vormistades selle ametlikult tehnoloogia riskikapitalifondi nimele. Ja selle tulemusena sai ta tütre, Sofia Kononenko, kes elab praegu Londonis. Ning tundub, et kui Yermolaev on RMBO sanktsioonide all, siis ta ei saa kuidagi Ukrainas mingitki äri ajada. Aga ei, saa küll. Vaatamata kõigile Yermolaeviga seotud sanktsioonidele õnnestus tema ettevõtetel, eriti Akamil ja Akprol, Ukrainas konsortsiumiga liituda. Nad võitsid mitmemiljonilise riigihanke, tähelepanu, Ukraina riikliku sõjamemoriaalkalmistu ehitamiseks ja pidid sinna graniiti tarnima. Ja kui poleks olnud ajakirjanikke, oleks Yermolaev ja tema kaasosalised teeninud Ukraina sõjaväelastele mõeldud memoriaalkalmistu ehitamise pealt raha. Aga see pole veel kogu Yermolaevi äri ja nüüd jõuame selle loo kõige olulisema hetkeni. Ühe uurimisversiooni kohaselt võib Monacos toimunud atentaadis seos olla Dnipro kõnekeskuste kriminaalse äriga. Jah, te ei kuulnud valesti. Asi on selles, et oligarh Yermolaevi pojad on selles tööstuses sügavalt seotud. 2025 aasta lõpus vahistati Küprosel Interpoli taotlusel oligarh Yermolaevi poeg Andrei Yermolaev. Ja see on kõige olulisem hetk. Ta anti välja Eestile, kus ta tunnistas end süüdi Milton Groupi hiiglasliku rahvusvahelise pettuse võrgustiku organiseerimises, mis pettis eurooplastelt ja ameeriklastelt välja üle 100 miljoni euro. Ja nüüd maksis oligarhi poeg välja 8,5 miljonit eurot kompensatsiooni ja sai lõpuks tingimisi karistuse. Miks? Sest ta sõlmis kokkuleppe uurijatega ja nüüd me jõuamegi selle juurde. Teine oligarhi poeg, Artur Yermolaev, muide endine Ukraina küberspordiföderatsiooni juht, oli samuti seotud uurimistest Dnipro kõnekeskuste kohta, mis petsid mitte ainult ukrainlasi, vaid eelkõige eurooplasi. Ja nüüd, lähtudes Vadim Yermolaevi kriminaalsest taustast, tema äri eripärast ja praegusest geopoliitilisest olukorrast, toovad Prantsusmaa ja Monaco õiguskaitseorganid välja mitu peamist hüpoteetilist atentaadi tellijat. Ja esikohal on rahvusvahelised kriminaalsed sündikaadid. Praegu on see üks kõige tõsisemalt käsitletavaid versioone Euroopa meedias, mis on seotud just selle sama Milton Groupi pettuse võrgustiku tegevusega, mida juhtisid oligarhi pojad. Uurimine ei välista, et atentaadi taga võivad olla kõrgetasemelised krüptopettuse võrgustike korraldajad või nendega seotud rahvusvaheliselt organiseeritud kuritegelikud grupeeringud. Ja just nende sündikaatide motiiviks ongi kättemaks selle eest, et oligarhi poeg Andrei Yermolaev läks uurimisega koostööle. Euroopa meedia märgib, et oligarhi poeg andis Euroopa õiguskaitseorganitele üle kogu siseinfo, rahakotid, krüptorahakotid ja selle hiiglasliku petturite võrgustiku tippjuhtide nimed. Isa õhkimine on kas otsene kättemaks Andreile endistelt pettuse võrgustiku partneritelt või karm hoiatus kogu perele, et nad hoiaksid suu kinni ega annaks ülejäänud varasid välja.
Milton Groupi kõnekeskuste võrgustik röövis, nagu te aru saate, mitte ainult tavalisi pensionäre Euroopa Liidus. Ei. Euroopa uurijad märgivad, et väidetavad kaotasid nende libainvesteerimis-krüptoplatvormide kaudu miljoneid eurosid ka üsna mõjukad inimesed, sealhulgas halli äri esindajad. Teisest küljest kaalutakse ka versiooni, et Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse osalus on võimalik, just kui oleks see karistus 2 tooli peal istumise katse eest. Yermolaev ajas aastaid suurt äri okupeeritud Krimmis ja suhtles paratamatult FSB kuraatorite ja kollaborantidega, makstes makse Venemaa Föderatsioonile. Kuid pärast seda, kui tema suhtes kehtestati Ukraina sanktsioonid 2023 aasta lõpus, hakkas Yermolaev aktiivselt püüdma legaliseeruda läänes, kirjutades varad ümber oma tütre nimele Londonis ja distantseerudes toksilistest sidemetest Venemaa Föderatsiooniga. Ja nagu me teame, kõrvaldavad Vene eriteenistused sageli suuri ärimehi, kes teavad liiga palju Kremli finantsskeemidest rahvusvaheliste sanktsioonide vältimiseks ja üritavad, nagu öeldakse, põgeneda läände. Samuti ei välista eurooplased, et rünnaku taga võivad olla ka Ukraina radikaalsed rühmitused või rahvakättemaksjad. Yermolaev on klassikaline niinimetatud Monaco pataljoni esindaja. Inimene, kes rahastas Krimmis Vene armeed oma maksudega, elas täiemahulise sõja ajal luksuslikult Monacos. Ja temaga seotud firmad võitsid küüniliselt hankeid Ukraina riikliku sõjaväekalmistu ehitamiseks. Inimestele, kes kaotasid sõjas lähedasi, oli Yermolaev absoluutne reetmise ja mis oluline karistamatuse kehastus. Aga rõhutan, see on vaid üks versioon ja ainult uurimine näitab tegelikku pilti. Samal ajal arutatakse aktiivselt üht teemat. See on Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste teema Valgevene vahendusel. Täna teatasid mõned Ukraina meediakanalid, et Ukraina president Volodymyr Zelenski pakkus tõenäoliselt Aleksandr Lukašenka kaudu Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile alustada otseseid rahuläbirääkimisi. Väidetavalt kinnitas Lukašenka Ukrainale ja USA'le, et Valgevenes asuvad retranslaatorid, mis aitasid korrigeerida Venemaa rünnakuid Ukraina rahulikele linnadele, ei hakka enam tööle. Varem andis Zelenski Lukašenkale nädala aja nende demonteerimiseks. Need lülitati välja enne selle tähtaja möödumist. Ja kohe pärast seda rääkis Lukašenka, et olevat vastu võtnud Volodymyr Zelenski esindajaid ning pärast seda suhelnud juba venelastega. Ja nüüd ilmus info selle kohta, et Zelenski edastas sõnumi Putinile Lukašenka kaudu pärast seda, kui diktaator lendas 26. juunil Valdaile ja veetis öö Vladimir Putiniga. Nii Venemaa kui ka Valgevene ebaseaduslike presidentide pressiteenistused andsid sellest kohtumisest väga vähe infot ning üldse ütles Peskov, et kommentaare ei tule. Kuigi, muide, Peskov ütles küll üsna keerutades, aga siiski, et jah, Lukašenka võib olla vahendaja ja sõnumitooja Kiievi ja Moskva vahel. Pärast Venemaa Föderatsioonis käimist sõitis Lukašenka Hiinasse. Ja nüüd teatas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua kohtumise tulemuste põhjal, et Xi Jinping ütles, tsiteerin: Hiina toetab Valgevenet riikliku suveräänsuse, iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel ning samuti arenguteel, mis vastab tema riiklikele tingimustele. Kelle eest seda Valgevene suveräänsust tuleb kaitsta, seda nagu täpsustatud ei ole. Aga pärast seda hakkas Valgevene välisministeerium väga julgelt Ukrainat ähvardama vastulöökidega, kui Ukraina relvajõud peaksid nende riiki tungima. See kõlab väga kummaliselt. Aga kui juba mainisime retransleerimist ja operaatoreid Valgevenes, siis tasub mainida ka seda, et Ukraina hävitab praegu lihtsalt kogu Venemaa satelliitside. Eelkõige rünnati taas Venemaa suurimat kosmose sidekeskust Dubnas. Selle öise rünnaku tagajärjel keskusele hukkus üks Vene sõjaväelane, samuti täheldati ulatuslikku suitsu. Rünnaku fakti kinnitas riigiettevõtte kosmoseside keskstruktuur. Niisiis Dubna kosmosesidekeskus Moskva oblastis pakub televisiooni ja andmeedastusteenuseid riigiasutustele ja kommertsoperaatoritele, kuid mis kõige tähtsam, suhtlust orbiidil asuva satelliidirühmaga. Ja ma tuletan siin meelde, et Vladimir Putin kiitles hiljuti, et nad loovad väidetavalt Starlinki analoogi ja on isegi esimesed satelliidid orbiidile saatnud. Niisiis, Dubna kosmose sidekeskus ongi see keskus, mis juhib seda satelliidirühma. Ilma selleta ei oleks lihtsalt mingit Starlinki analoogi.
ja nüüd on Ukraina juba teist korda selle kosmose sidekeskuse pihta löönud. Aga pöördume tagasi läbirääkimiste teema juurde. Pärast Lukašenka visiiti kutsub Peking tungivalt Moskvat ja Kiievit üles sõja lõpetamiseks läbirääkimisi taastama. Sellest teatas Hiina alalise esindaja asetäitja ÜRO juures Sun Lei. Järgneb tema tsitaat. Kutsume tungivalt üles konflikt võimalikult kiiresti lõpetama. Kutsume tungivalt üles ka läbirääkimisi taastama, üles näitama tõelist poliitilist tahet ning tegema kõik selleks, et kõrvaldada selle konflikti algpõhjused, järgides täielikult ja tingimusteta ÜRO põhikirja põhimõtteid. Muide, ÜRO põhikirja põhimõtetes on selgelt kirjas suveräänsus, territoriaalne terviklikkus ja see, et jõuga ei tohi mõjutada ühegi naaberriigi poliitilisi protsesse. Seetõttu toob Hiina siia sisse ühe huvitava nüansi. Ja just siin sai selgeks, et Vladimir Putin palus siiski Lukašenkal kaevata Hiina liidrile Xi Jinpingile selle üle, et Ukraina ründab Vene linnu. Mäletate, ta kaebas alguses Trumpile, helistas ja halas toona Trumpile, et kuidas siis nii, Ukraina ründab minu linnu. Ma arvasin ju, et ainult mina võin rünnata Ukraina linnu. Tuleb välja, et seda mängu saab mängida nagu mõlemalt poolt. Nii et täna märkis see sama Hiina esindaja, et sõjaline konflikt mõjutab üha enam tsiviilruumi ja sellele tuleb lõpp teha. Tsitaat. Sellest kannatavad süütud tsiviilelanikud. Hiina säilitab Ukraina küsimuses objektiivse ja erapooletu seisukoha, hoiab ühendust kõigi osapooltega ning edendab väsimatult rahuläbirääkimisi. Tuletan ka meelde, et Vladimir Putin on viimase nädala jooksul juba 2 korda teatanud valmisolekust naasta läbirääkimiste juurde Ukraina sõja lõpetamiseks. 23. juunil tegi ta ettepaneku taastada dialoog Istanbuli kokkulepete alusel, samuti arvestades Anchorage'is USA presidendi Donald Trumpiga arutatud tingimusi ja tegelikku olukorda koha peal. Tahan märkida, et eelmisel päeval tunnistas Putin, et Anchorage'is tegelikult mingeid kokkuleppeid ei olnud. Ta ütleb, jah, me istusime maha, rääkisime, ameeriklased pakkusid meile midagi ja kõik. Ma kordan veel kord, nagu ma juba eelmises saates ütlesin, mul on huvitav vaadata neid Peskovit, Lavrovit, Medvedevit, Ušakovit ja nii edasi. Ma ei räägi enam isegi Vene propagandistidest, kes peaaegu aasta rääkisid mingist Anchorage'i vaimust, mingitest kokkulepetest Trumpi ja Putini vahel Alaskal. Et miks siis keegi neid kokkuleppeid ei täida, kuidas nii saab, eurooplased segavad meid ja nii edasi. Ja nüüd tuleb nende enda diktaator Vladimir Putin välja ja ütleb, tol ajal ei olnud mingeid kokkuleppeid. Millised kokkulepped? Millest te räägite? Tõesti ei olnudki ja need propagandistid on nüüd lihtsalt vait jäänud. Ja mis on paradoksaalne, Vene rahvas, ei reageeri kuidagi. Kujutage ette, neile tambiti peaaegu aasta järjest pähe, et on mingid kokkulepped. Nüüd ütleb Putin, ei, pole mingeid kokkuleppeid. Ja venelased, okei, pole siis. Kõik. Lisaks rõhutas Vladimir Putin 28. juunil intervjuus Kremli korrespondendile Pavel Zarubinile, et on valmis arutama Ameerika esindajatega kõiki detaile, kõiki tingimusi konflikti lahendamiseks. Samal ajal rääkis Putin Kiievi ettepanekust loobuda üksteise territooriumi ründamisest ja piirata sõjategevust 4 oblastiga. Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luganski oblastiga. Putin andis mõista, et ta ei ole sellega nõus, kuna tema sõnul annaksid sellised sammud eelise Ukraina armeele. Ta lisas, et peamine ülesanne Vene okupantide ja tema enda jaoks on, tsitaat, Donbassi ja Novorossia lõplik vabastamine. See tähendab, et see üks metsistunud pesemata tüüp ei ole oma eesmärkidest loobunud. Aga kogu selle näilise hooplemise taga peitub midagi muud. Täna teatas Putini pressiesindaja Peskov piinlikult, et Venemaa palub endiselt teistelt riikidelt, et nad müüksid neile bensiini vastuvõetava hinnaga. Kuid kõik nõuavad mingil põhjusel kõrget hinda, isegi selle bensiini eest, mis on toodetud Venemaa naftast. Tsitaat. Kontakte peetakse. Kui saavutatakse kokkuleppe vastuvõetava hinna osas, siis see ka juhtub. See saab olema veel üks samm turu stabiliseerimise suunas ja selle eesmärk on ohjeldada seda ostupaanikat.
Saate aru, Kremlis pole siiani, ilmselt pole juhendit välja vahetatud. Ta ütleb, et see kõik on tingitud ostupaanikast. See tähendab, et ta lihtsalt kardab välja öelda, et naftatöötlemistehased on täielikult purustatud. Ukraina droonid lendavad iga päev sadade kaupa Venemaa poole. Sadade kaupa. Ta ütleb, et see on lihtsalt ostupaanika. Ja saate lõpus lisan ühe lihtsalt naljaka uudise, et te naerataksite ja et lõpetada see saade positiivsel noodil. Seoses Euroopa Liidu viisapoliitika karmistamise aruteludega venelaste suhtes soovitati Kremlis neil samadel venelastel pöörata tähelepanu Iraagile. Ja nüüd esines Venemaa televisioonis Iraagi suursaadik Moskvas Abdul Karim Hashim Mustafa ja ütles, tsiteerin, Iraagis reisimine on väga turvaline. Eelmisel nädalal olin ma Bagdadis. Restoraanid on avatud kuni kella 2 öösel, nii et elu on täiesti turvaline. Lihtsalt märgin, et enamik lääneriike soovitab oma kodanikel hoiduda reisimast Iraaki. USA, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Kanada, Austraalia ja nii edasi hoiatavad oma kodanikke terrorismi, relvastatud kokkupõrgete ja isegi inimröövide ohtude eest. Kremli teatel armastatakse venelasi seal ja juba on käivitatud 2 otselendu nädalas Moskva ja Bagdadi vahel. Nii et venelased, kui näiteks Nice, Monaco või ükskõik millised Euroopa kuurortid on teie jaoks suletud, siis tere tulemast Põhja-Koreasse ja nüüd ka Iraaki. Palun, siin on teie tasemel turism, kõik mida te üldse väärite, seda mida te väärite, just seda te ka saite. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aeg.